Ja siis siin on selle algsed maalid, mis tegelikult valmisid hiljem, kui need digitaalselt töödeldud pildid, mis oli vaja digitaalselt teha, et siia nendele klaaspindadele teha, aga see on Ida-Virumaal Mäetaguses Tetra office building, et see vist on siiamaani seal säilinud ja seal on ka nii, et aatriumis on erinevad klaasprindid minu käekirjaga tehtud ja maalide baasil, siis on põrandaalused klaasid, mis ma videos, siin on ka see video ja siis on need erinevad LED-id ja videod, mis ma olen sinna akende peale ja põranda alla siis nagu transformeerinud. Ja siis siin on nüüd neid minu erinevaid töid, mis nii-öelda nagu ootelehel ma tahtsin näidata ka seda, et ma olen Eestisse tegelikult teinud ja nagu investeerinud, aga noh, enamus suuri töid on nagu, mis ma Eestisse olen teinud, on ootelehel, nagu siin on see Tallinna lennujaam, see check-in, siis on need lifti sees päeval ja õhtul. Ja siis üks huvitav projekt, mis ma tegin, oli endine energiamaja seal praeguse Viru Kaubanduskeskuse vastas ja see oli tegelikult üks väheseid tellimustöid Eestist, kus maksti kavadite eest. Ja siin on mul nüüd mõned maalid, mis on hiljem valminud koroona ajal ja mõned on jälle natukene varem, aga ma panin nad siia seltskonda. Vaat see vitraaž on nüüd küll hästi vana. See oli aastal 1997 tehtud, kui oli Eesti klaasi juubel Tallinna kunstijoones ja mul oli 2 sellist vitraaži. Ja siis see Soome klaasitootjalt tuli see Ameerika klaas ja Eestist tuli see raam ja siis pärast lõpptulemusena siis üks firma sai ühe vitraaži ja teine teise ja nüüd, kui see Soome klaasibüroo omanik siirdus pensionile, siis nad küsisid, kas ma tahaks seda vitraaži. See oli aastast 1997 Helsingi kesklinnas Karhineni akna peale, nad reklaamisid ennast sellega. See oli minu Murtud jõe sarjast ja nüüd siin ta on, et reisis siia ja siia tuli, et siin on ka Arsloka näide, et mõni on rohkem kui aasta või päev, et see on juba 97. aastast.